Tervitus! Kuidagi sattus see video sihukesel õhtusel ajale. Vähemasti video tegemine, aga otseselt vahet ju pole, millal seda teha. Ise küsimus on see, millal see video nüüd ilmub. aga jaa, et otsa ma pean lahti tegema, mitte sellepärast, et on mingisugune kohustus, vaid sellepärast, et ma tahan. Ja nimelt see video on esimene nüüd sellisest, loodetavasti sellisest pikemast sarjast, mis kannab pealkirja Prepipäevikud. Inspiratsiooni sain siis oma Instagrami story'de seeriast, mis siis kannavad pealkirja Klassikupäevikud, nii et ma tahaks kuidagi nagu sihukest päeviku formaati justkui hoida. Ja minu eesmärk on jäädvustada siis oma kas just nüüd tulevast preppi, võiks juba öelda, et praegust preppi ning oma siis lavavormi tegemist aastaks 2026. Et nimelt ma kavatsen võistelda kevadel. Mul saab 10 aastat täis võistlusspordiga tegelemisest. Ja tõttu öelda oli mul see mõte tegelikult juba eelmise preppi ajal, aga ta ei saanud piisavalt küpseks. Ja kui ma nüüd ajas tagasi mõtlen, aga ma arvan, et see elukorraldus mul ka tegelikult väga ei soosinud selle vloogi tegemist. Nüüd on kuidagi seis natukene parem ja on ka seda tahet soovi teha. Ja seepärast ma mõtlesingi, et miks mitte. Et näitan teile, kuidas mina seda asja teen, kuidas on võimalik seda asja teha, sest et kokkuvõttes on ju neid lähenemisi mustmiljon ja ükski pole vale ja ükski pole õige. Et igaüks peab lihtsalt enda jaoks leidma selle strateegia, mis talle parajasti sobib. Ja aastatega jah, ma olen jõudnud järeldusele, olen jõudnud arusaamale, et ma tahan kogu seda võistlusteekonda ette võtta sellisel viisil, et mu ülejäänud elu kannataks võimalikult vähe. Eks kokkuvõttes ikkagi sa ohverdad millegi arvelt ja kokkuvõttes jääb ikkagi vähem aega üle mis iganes muudele eluvaldkondadele, sotsiaalsele elule, kõigele sellele. Aga minu eesmärk on teha seda sellisel viisil, et see hetk saabuks võimalikult hilja. See on ka üks põhjustest, miks ma üritan oma vormi aastaringselt hoida pigem sihukese nagu semiliinina. Teine põhjus on see, et 18 aastat on mul treenitud juba jõusaalis ühtekokku, et kui suur see tõenäosus on, et mul tuleb siin mingi ilgelt palju liha peale, pigem mitte ja üleüldiselt ütleme sellise tervise põhjused, kardiovaskulaarpõhjused, liigeste tervis, anti-aging. Et ütleme jah, siuksed põhjused, motivatsioonid pigem innustavad mind hoidma seda vormi siukse poolkuivana. Ja ütleme jah, ma ei taha ennast selles mõttes nagu hästi suureks süüa. Ma olen neid dieete teinud, olen neid joo dieete teinud, kus ma vaatan mingi mitte 2, aga mingi 3,5 kuu jooksul mingisugune circa 10 kilo või isegi natuke rohkem alla, et see ei ole häid tulemusi andnud. Et niikuinii juba häälestad ennast selleks, et sul tekivad mingit tüüpi toitumishäired ja pigem sa üritad nagu neid riske maandada, minimeerida nii palju kui võimalik. Ja ma tahaks võib-olla seda natukene ka sellisest
meditsiinilisemast võib-olla vaatevinklist kajastada, et kuna jah, et mul on proviisori haridus, et siis võib-olla ma kuidagi mõtlen võib-olla kohati natukene teistmoodi või näen asja natukene võib-olla teistmoodi. Ma teen aeg-ajalt analüüse ka, et võib-olla on siis huvitav sinul vaata, eriti kui sa oled ise näiteks fitness entusiast, võistlussportlane või treener, et mis on need tervisemarkerid, mida võiks näiteks aeg-ajalt kontrollida. Tahaks kajastada seda võimalikult teadrult, et kõikide elu rõõmude ja tagasilangustega, et see oleks toores, aus, et rääkida asjast nii nagu on ja nii nagu mina seda näen, püüan kuidagi kirjeldada kõike seda, kus mina seda kõike tajun, et kuidas see mind mõjutab ja vaatame, kuhu välja jõuab. Et siin kupli all on palju erinevaid mõtteid ja eks see vlog tulebki selline work in progress. Et tahaks põnevat asja teha ja loodan, et mul seda entusiasmi jagub. Ma siiralt loodan, et ka sul vaataja on põnev seda teekonda jälgida. Ootan selles mõttes nagu sellist aktiivset kaasamõtlemist, et kui see sulle huvi pakub, et võite kommentaaridesse ka kirjutada, et mis teid huvitab. Et ma tahaks võib-olla, mitte ainult siis nagu treeninguid näidata, vaid võib-olla ka siis vahepeal rääkida mingisugusel teemal, mis mind ennast huvitab või siis sulle kui vaatajale võib-olla huvi pakub. Et võiks nagu siuke natukene interaktiivsem formaat sellel asjal olla. Anyway, ma arvan, et sissejuhatuseks sellest piisab. Ütlen nii palju, et ma tegin kuskil 6 aega tagasi siukse postituse Instagramis, kus ma rääkisin off-seasonist, oma mõtetest seonduvalt sellega ja kaaluks oli mul märgitud seal 90 kuni 91, et mul see kaal siis kõigub kuskil seal vahemikus üldiselt. Ja ütleme selle kuu jooksul on kaal siis liikunud selle negatiivse delta 1 poole, ehk siis pigem nüüd kõigub siis 89-90 vahel. Ja selles mõttes ma ei tea, mis siit tuleb, eks ole näha, ma olen alati iseenda kõige suurem kriitik, aga mulle tundub, et ma olen selle 2 aasta jooksul olen teatud parandusi teinud, seega selles mõttes olen nagu elevil ja võib-olla parandan just natukene oma selliseid nõrgemaid kohti. Aga jah, eks see selgub, kui see suurem koorekiht saab maha kooritud ja siis selgub, et pilt mulle väga meeldib. Mis toitumist puudutab, siis ma tegin eelmine kord niisugust intuitiivset toitumist, et ma eriti ei pannud midagi kirja, et ma võib-olla paar korda lihtsalt tegin nagu niisugust check-up'i, et mis mul see kalorajast nagu enam-vähem tuleb. Seekord ma rakendaks nagu rohkem niisugust nagu hübriidvarianti, et ma küll kaalusin kõike, aga jah, et ma nagu eriti midagi kirja ei pannud. Et mängisin kogustega. Iseenesest andis nagu päris hea tulemus, aga ma arvan et ma teeks võib-olla seekord mingit hübriidvarianti, et jälgiks natukene rohkem ikkagi, mis mul see kalorajs numbriliselt kokku teeb. Aga üleüldiselt hoian ikkagi seda toitumist pigem intuitiivsena, see lihtsalt nagu minul isiklikult nagu hoiab seda vaimset tervist ikkagi rohkem ree peal ja kuna ma olen üle 10 aasta tegelikult makrosid suht igapäevaselt nagu kirja pannud, siis
sellest on isu täis saanud ja ma ei näe sellel nagu erilist vajadust, et toidud on mul niikuinii päevast päeva enam-vähem nagu samad, teatud variatiivsusega, aga ikkagi, et põhiliselt on samad. Seega, jah, ma tõmbaks siinkohal otsad kokku ja lõppu jätan tänase poseerimisvideo, et poseerimine on ka kindlasti see, mida tuleb kõvasti harjutada. Poseerimist ei ole kunagi liiga palju, seda võib liiga vähe olla, aga mitte liiga palju. Nii et see ongi võib-olla hea võrrelda, et kui ma alustan praegu punktist A, et milline see punkt X poseerimise seisukohast võiks olla. Aga praeguseks, tšau, paka, over and out.